võime vist algust teha, et väike hilinemine siin on. Tere tulemast Biotoopia ja Tasarengu Eesti sellisele esimesele ühisele vestlusõhtule, mille nimeks on elukatsed õppimises. Ja see on siis esimene osa 4-osalisest seeriast elukatsed. Me kogume kokku sisendit, et uuendada retsepti, millega oleks siis lootusrikkam edasi katsetada kestliku ja elurikka tuleviku kujundamiseks. Ühtlasi on see kogumik ka sisendiks konverentsile Elu kasvujärgses Eestis, mis toimub oktoobris Aegviidus. Ja see siis, meil on käimas ka kampaania, et tuletan siis meelde ka seda, kogume toetust hooandja kampaaniaga, et kui on huvi ja soovi meid toetada, siis palun, iga euro loeb. Tsipaka on meil puudu. Tänuringid ka siis, et täname Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalametit peatoetusest. Siis on meil kaasrahastaja European Green Foundation. Täname ka Eesti Loodusmuuseumi, kes on meid siia Puudega linn näitusele lasknud. Ja tänan ka korraldustiimi. Tervitame siin ja kaadri taga. Aga ma rohkem kinni ei peakski. Annan edasi sõna moderaatorile Karin Kruup. Palun. Aitäh! Ma tutvustan ennast ka natukene. Mina olen siis Karin Kruup. Ma olen Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurksa Innovatsiooni ja Valitsemise Instituudi doktorat nooremteadur ja olen ka Heateo sihtasutuses siis kestlikkuse suuna eestvedaja. Ja täna on siin meiega koos 3 imelist panelisti, keset paneeli liitub meiega veel üks esineja. Aga ma palungi teil, head põnevad targad inimesed, ennast ise tutvustada. Alustame, Joosep, siis sinuga. Tere, mina olen siis kohalik Eesti Loodusmuuseumi esindaja Joosep ja tahaks vast ennast nimetada zooloogiks ja džungligiidiks ja võib ka öelda, et igapäevaselt just selliste teemadega ei tegele, aga samas on alati tore sellisel ühiskondlikul teemal vestelda. Nii, minu nimi on Tiit Maran ja see küsimus, et kes sa oled, on alati üks väga oluline küsimus, millele peaks iga päev proovima ise endale vastata. See aitab aeg-ajalt nagu taustsüsteemi paika panna, aga hariduselt bioloog, ökoloog, zooloog, hetkel Riigikogus, toimetanud praktilise looduskaitsega ja viimasel ajal ma pean tunnistama, et kõikidest liikidest kõige huvitavam ja juurdlemist pakkuvam on minu jaoks ikkagi inimloom kogu oma veidrustes ja nii ta on, ega ma ei oskagi rohkem öelda. See sobib hästi ja ma sobin hästi jätkama siit. Mina olen Grete Arro ja ka mind huvitab inimloom, et olen psühholoog, töötan siis just nimelt peamiselt hariduspsühholoogia, aga ka keskkonnapsühholoogia valdkonnas ja siis Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituudis. Ja mul tuli just täna meelde, et ma olen siiski jätkuvalt ka veel bioloogia ja elustikukaitse tudeng, tudeng Tartu Ülikoolis. Praegu oled? Ma olen akadeemilisel, sest mul oli paus. Ja et selles mõttes, et minu see, nagu me teame, et hästi palju põnevaid ideid tuleb ju 2 valdkonna kokkupuutepunktilt, ökoton. Et ma siis proovin olla ka ökoton. Nii, ilmselgelt pole keskkonnakriis lahenenud, sellepärast me siis leiame ikka põhjust tulla kokku, siin arutada, muidu võiks ju mõelda, et mis siin enam rääkida on, rohepööre on ju käimas, oleme vait, hakkame lihtsalt tegema. Nii et kuna me ilmselgelt oleme leidnud, et siin on arutada küll, aga siis mu esimene küsimus ongi see, et mis on siis rohepöördes valesti? Mitu tundi meil aega on? Kust otsast ma alustan seda, et juba see termin iseenesest kõlab tobedalt, et me midagi pöörame, seal on teatud selline agressiivsuse moment sees, aga mis põhimõtteliselt üldse on minu arust väga vale kogu selles lähenemises, on see, et see lähtepunkt on tööstus, see lähtepunkt on majandus ja see sama majanduse mudel on, see kasvumudel on samaks jäänud.
ja selle kasvumudeli peale tahetakse midagi ehitada, mis tuletab mulle kangesti meelde Kuhni teadusrevolutsiooni teooriat, et sul on üks kontseptsioon teaduses ja ühel hetkel ta enam ei toimi, seal tekivad pinged ja siis ikkagi proovitakse veel kuidagi seda kontseptsiooni paigas hoida niimoodi, et selle peale ehitatakse mingeid kunstlikke atribuute lootuses, et ta töötab. Aga ühel hetkel ta laguneb laiali, just see majandusmudel ma pean eelkõige silmas, aga ta on laiem, kõik see kasv ja suurenemine ja laienemine. Ja teine, mis ma arvan, mis on Eestis kindlasti väga valesti, aga Eesti eks ju võttis selle Euroopa Liidu üle ja nime andis halva ainult, et lepe on parem kui vere, on see, et see lähtumine on just sealt majanduse poolt ja tööstuse poole pealt, aga lähtekoht oleks võinud olla inimene ja sealt siis ülejäänud kõikide nende asjade peale, mis inimest puudutab, et see perspektiiv läheb valeks. Ja seal on nagu kaks taset on selle inimese kõrvale jätmisel. Esiteks on see, et meie lähtekoht on vale, aga teine on see, et kui me tahame niivõrd mastaapseid muutuseid teha ja ei seleta inimestele ära, mis need tegelikult probleemid on kogukondadele ära, no siis juhtub see, mis on tegelikult ka juhtunud, et tekivad kõikvõimalikud vandenõuteooriad, kummalised sellised populistlikud momendid, need kasutab keegi võimu jaoks ära ja lõpuks läheb asi nii lappama, et tekivad meeletud protestid, vastasseisud ja siis peab äkki mõtlema uue kontseptsiooni välja ja nüüd on siis välja tuldud puhta tööstuse kontseptsiooniga, no seda me võime hiljem rääkida. Jah. Ja lisaks sellele, mis on selles, mida sina ka ütlesid, eks ju, on võib-olla valesti ka see, et jällegi, võiks öelda niimoodi, et kuulus selline printsiip, Hanloni printsiip, et kõike, mida saab omistada rumalusele, ei tasu omistada kurjusele. Ehk siis omistades siis rumalusele võiks siis arvata, et võib-olla see rohepöörde kontseptsioon, täpselt nagu Tiit kirjeldas, et kui selle all on ikkagi see, et jätame kõik samaks, aga värvime fassaadi roheliseks või teeme midagi sellist näilist, et siis seal all võib olla ka see arusaamatus, et me tegelikult ei mõista, et miks nii ei saa edasi, et miks ikkagi ei ole see lõputu kasv võimalik. Ja aastal 2019 juba ju avaldas Euroopa Keskkonnabüroo, mis minu arust ongi nagu Euroopa Liidu nagu selline keskkonnabüroo, et ei ole nagu mingisugune rebelite kamp, vaid nagu mingi ametlik asi, avaldas selle kuulsa debunked nagu raporti, kus võeti lahti, et miks roheline kasv põhimõtteliselt ei saa võimalik, see pole kasv, mis pole roheline ja see pole roheline, mis pole kasv. Aga need kokku mitte kuidagi ei käi. Ja need põhjendused toodi ka ära, aga need eeldavad seda süsteemistelist mõtlemist ja et kuna mõtlemise areng või see kontseptuaalse arusaama kujunemine millestki, mis on sinu jaoks uus, et see on nagu minu uurimisteema, siis nagu kui me jõuame hiljem veel nende teemade juurde tagasi, et siis võib natuke nagu arutada selle üle, et miks tegelikult on, kui see raport on olemas, on ammu, see keegi varja seda, kõik saavad seda lugeda, võib-olla isegi kellelgi on, kes on rohepöörde autor, on see meili peale saadetud, aga ometi me nagu ütleme ja läheme samamoodi edasi. Et on võib-olla mõned head kandidaatpõhjused, et miks niimoodi on, et kuigi me näeme neid selgitusi, loeme neid, aga need ikkagi ei muuda meie seda teadmiste struktuuri. Ma samamoodi olen nõus kõigepealt juba termin väga paljudele inimestele, et praegusel hetkel tekitab sellist vastukaja või nagu ärritab ja inimesed võib-olla isegi kui tahavad, ma ei tea, lugeda, kuulata midagi sellist, kui see sõna seal nagu ette tuleb, siis ma arvan, paljud viskavad selle kuskile prügikasti või panevad järgmise podcasti peale, kus võib-olla tuleb midagi lõbusamat ja midagi, mis ei sunni neid kuidagi tagant või midagi tegema. Ja lisaks ma arvan, siin zooloogina peaks tooma ka sellise inimese loomalikkuse siia sisse, et tõesti nende 100 000 aastate jooksul me tegelikult ju oleme välja kujunenud selliseks, et me nagu üritame võimalikult palju omada ressursse ja kõiki selliseid asju, et see natukene käib võib-olla meie loomuse ja sellise meie geenide vastu. Geeni all ma ei mõtle lihtsalt seda mingisugust väikest lõiku, vaid üleüldiselt seda molekulaarset baasi, mis meile siis vanemate poolt kaasa antakse. Loomulikult natukene siin keskkond ja meemid ja kultuur suudavad seda mõjutada, aga siiski ma arvan, meie olemus on kuidagi seal ikkagi peidus ja seda on väga raske praegusel hetkel välja juurida. Mul on siuke tunne. Ja selle inimloomuse juurde ma arvan, me tuleme kindlasti tagasi detailideni,
aga enne veel võib-olla tahaks küsida, et oletame, et kui see majandus siis nüüd enam ei kasvaks ja me paneme siis selle inimese siia keskele, et kas siis kõik meie probleemid nüüd lahenevadki ära? Ahah, probleemid on need, mida me probleemidena näeme, eks ju, ja see on küsimus sellest, et mida me tahame, mida me nimetame heaks eluks või mida me nimetame, millal me õnnelikud oleme, eks ju. Põhiline küsimus on see, et me võime neid teoreetilisi mudeleid välja ehitada, eks ju, kuhu me peaksime minema, ja siis me oleme kuskil siin punktis A, ja siin on punkt B, ja meil on see sotsiaalne süsteem, et meil on teatud selline kosmoloogia, narratiiv, mis hoiab meid üleval, seda toetavad kõik institutsionaalsed struktuurid, ideoloogiad, majanduspõhimõtted, asjad sinna võib sügavalt sisse minna. Aga kuidas liikuda punktist A punkti B? Seda enam, et inimestel on ju sisse harjunud teatud kindlad mõtlemisviisid, et see on ma arvan, et see on põhimõtteliselt on võimatu seda teha niimoodi, et saame kokku, räägime selgeks ja siis läheme punktist A punkti B. See ei toimi nii, eks ju. Et siin paratamatult on see asi kuidagi teistmoodi, et ühel hetkel tekib taoline murenemine, minu arust selle ühiskonna või kultuuri, ma kasutaks sõna nagu murenemine on juba peale hakanud ja ta mureneb kuhugi. Ja vaat siis küsimus on see, et kuidas me saame sellesse murenemise mingist järgust midagi muud üles ehitama hakata ja me ei tea, kuidas seda teha, see ei ole teadlik tegevus, aga me peaksime nagu valmistama ette neid väikseid ideid või mõtteid või katsetusi, et see tee saaks olema võimalikult valutust, aga või ka väga valus olla see tee, eks ju. Aga sisuliselt meil teist varianti mina ei näe, et oleks. Aga nüüd sa tahtsid rääkida. Jaa, ma mõtlesin just, et tahaks öelda ent. Ent, ilus sõna. Jaa, ent on hästi ilus sõna. Et see on palju parem kui aga. Aga et tere. Tere, Auer. Tere. Et ma nüüd ütlen ühe lause, sina hinga, ma ütlen sinu eest ühe lause, et võtta ent on ju, et see, et me ei suuda nagu neid asju omaks võtta, eks. Mina arvan, et inimkonnal on varemgi olnud seda, et tulevad mingid mehed, ütlevad, kuulge, lõpetaks orjapidamise ära. Ei, see rumal mõte, tõstake küll ei tee, kes, meil majandus kukub kokku. Ja kukubki kokku, kui orja ei saa pidada, eks ju. Või siis, et naised saavad mingi valimisõiguse värgi. Küll aastakümneid naeruvääristati selliseid tüüpe, mis mõttes on ju. Pärast hakati jalgrattaga või sõitma. Ja siis, peeldikut ehitamine. Ei, mis mõttes? Me käime aia taga, meil on kolikopter, on jumala okei sõber meil. Et igasugu sellised võitlusi on olnud, kus tuleb vähemus, kes on nagu tahab tegelikult ütelda, et me teame, me oleme läbi näinud mingisuguse seose, mingisuguse komplekssüsteemi, kes ta on väike või suur, kes ta on inimõigused või hügieen või mis iganes, et kuulge mehed, on ju, siuke värk, on ju, siis käib madin, on ju, nagu sa ütled, tegelikult õppimine on aeglane, on evolutsiooniliselt, meil ei ole olnud kunagi, meie aju saab õppida abstraktseid asju, aga ta ei taha seda teha, ta punnib vastu, aga ta saab. Nii nagu sa saad teha kätekõverdusi, aga sa punnid vastu, sa ei taha, aga sa saad. Et see on võimalik, aga et madin on nagu käinud, on ju, ja praegu on ka praegu see madin, on ju, et ma nagu usun, et teoorias on võimalik, et see madin võib lõppeda ka niimoodi, mulle meeldib lause, et me oleme nagu selles preventsiooniäris. Mina oleme ennetamise äris. Mina tahaks olla ennetamise äris, et me küll räägime sellest, et kollaps ja nii tore, on ju, ja kõik see on oodatav ja vältimatu, aga et me võiksime mõeldagi nii, et äkki oleks ikkagi preventsiooniäris ka. Et meditsiinis ka osad inimesed, et kuulge, ei ole hea mõte teha teatud asju, mitte pesta käsi näiteks, ei ole hea mõte. Me väldime hädasid, ei ole hea mõte, et see arst läheb otse surnukuurist sünnitust vastu võtma, vahepeal käsi pesa, ei ole hea mõte. Väldime neid surmasid. Ja õudne madin oli, arstid ei tahtnud käsi pesta, aastakümneid vaidasid. Et siin on ka, äkki me oleme selles faasis, kus me tegelikult ei näe seda võimaldust. Kunagi öeldi ka, et auto kindlasti tuleb, et tal kindlasti tuleb mingi väike positsioon hobuste kõrval, aga hobune ei ka. Põhisõiduvahendina. Et me lihtsalt ei näe neid tulevikku, ja mis mul meeldis, et mida nagu Tiit ütles, et meil on vaja neid pesakesi, kus me näitame neid alternatiivse tuleviku võimalusi, võib-olla need ei tundu meile veel skaneeritavad, aga võib-olla tunduvad, tulevad mingid asjad, mis teevad selle võimalikuks mingil moel, või siis kaovad mingid asjad ära. Üks mõte, vaata, sa ütlesid enne sellise asja, et nüüd hakka juba haigutama, sest ma räägin liiga pikalt. Aga et sa ütlesid, et kas nagu see, kui me paneme inimese keskmesse, siis see lahendab need probleemid ära.
et tegelikult hariduses on hästi palju näiteid selle kohta, kuidas me ise loome süsteemi, mis tekitab lastele tohutult probleeme. Siis me hakkame sellega võitlema, selles võtta ära need asjad, mis probleemi tekitasid, et võib-olla me ühiskonnas on hästi palju, et me sunnime sõltuvushäiretega inimesi bensukast alkoholi ostma näiteks, või ja nii edasi, et me loome täna hästi palju selliseid asju, olge hästi liikumatud on ja jääge ummikusse kinni, et teil oleks hästi palju jama, siis me hakkame lahendama neid. Ma tulin jala. Ma ei kasuta auto. Sina küll. Korra ütleks Gretele veel, jah, tõesti inimese puhul see on kõik võimalik, sest et me oleme kõige kiiremad kohanejad ja kõige nii-öelda praegusel hetkel, no okei, ma ei taha mingit nii-öelda edukamat seda sõna nagu kasutada, aga kuidagi nagu, kui see on võimalik, siis ma ütlen, et see on inimestega võimalik, aga see on üpriski keeruline ja natukene tuleb nagu arvestada nende bioloogiliste piiridega ka või nende instinktidega, mis meil on. Aga äkki suudame. Võtta teie mõtted korraks kokku, siis ma kuulen, et ühelt poolt nagu see muutus on miski, mida me võiks nagu tahta ette ennustada, et kuidas me siis peame nagu kohanema, aga teisest küljest on ka mingid protsessid, mis juhtuvad meiega, mis hakkavad meid nagu tagant sundima, et kas on mingi mõranemine või mingisugused reaalsed ohud ja siin ongi hea juhatada sisse meie viimane panelist Mihkel Kunnus. Sa võid enda kohta ka paar lauset veel öelda ja kui sul on kohe mõtteid siia teemasse hüpates, võid kohe kampa. No ma olen pikalt olnud füüsikaõpetaja, aga üks asi, miks ma hiljaks jäin, oli see, et ma käisin toimetuses lehtpidoomas. Ma täna teen nüüd reklaami kohe Trinokkel, see on iga kuu viimasel laupäeval Postimehe vahel. Näete, Piret Rani tegi väga ilusa pildi, siin on mis ta oli? Ilmalinnumunad, olid ilmalinnumunad, jah, siin on planetaarsed piirid ja ühesõnaga, see on Metakriisi leht. See jama, kus me oleme. Ja tegelikult ma hakkaksin kohe parandama Grete vigu. Ma tahtsin ka, aga paranda sina. Ja näiteks WC-sse sundimine. See oli viga, tegelikult fosforiringe tuleb taas sulgeda, see tähendab vesiklosett, see, et kusagilt... mis praegu... tuberkuloosi kogu aeg sellest. No, hügieeniga saab komposteerida läbi bakteriaalne... Okei, klosett on vahelahendus. Ülemineku lahendus. Ja kusjuures üks India tädi käis rääkimas Nate Higginsi juures The Great Simplificationist ja ütles, et nemad jätavad vesikloseti vahele, sest see on tegelikult ummiktee. See, et sa muudkui põldude pealt korjad fosfori ära, et linnas näost sisse, siis eks läheb kuhugi torust alla. Kuivõla. Halb, eks ju tegelikult oleks see inimjäätmed kokku koguda eelistatud eraldi. Ja see on näiteks selline ebaseksikas teema, eks ju, näiteks veganlus on väga popp, sa saad teha gurmee-veganlust ja sa saad oma identiteedi üles ehitada, aga väga raske on näiteks teha, ma ei tea, ma olen separaatsittur. Meil pole isegi sõna selle jaoks, eks ju, et uriin ühte kohta, paks teise kohta, eks ju, ma kollekteerime neid eraldi. See on väga halb, või nii? No see on üks asi, mis oleks nagu hästi oluline tegelikult fosforiringe sulgemine, sest praegu, eks see tuuakse mineraalse fosforväetisega, see kaevandatakse, see on fosforiring on avatud, kusjuures on kaadmiumi täis, Euroopa põllud on juba üle poole on selle raske metall, kui sa urgitsed välja seda mineraalset fosforit paned põllule, see on tegelikult jätkusuutmatu, see on halb, seda ei tasu teha. Tegelikult oleks vaja vesiklosetist lahti saada. Hügieeniteadmistega arvestame, eks ju, et me enam ei lase endale oia või jõkke või kaevu, vaid komposteerime ära selle. Aga fosforiringe sulgur või sulgeja on päris hea nimi tegelikult. Jah, midagi siukest läheks vaja. Teine asi on keha taasavastamine. Selles mõttes, kui ma tulin jala, see juhtus, hilinemine ei olnud mõeldud. Aga iseenesest inimese keha taasavastamine, sellepärast inimese kehal on väga hämmastav omadus. Ta on väga efektiivne. Ükstapuha, mis muu asja ma oleks võtnud välja arvatud jalgratas. Jalgratas on tõeline imevahend. Ma oleks kulutanud rohkem energiat kokkuvõttes. Buss, auto, kuradi tõuks, mis iganes. Ja teine asi ka selle AI juures tasub silmas panna. Inimaju on umbes 20 vatine. 5% energiast, mida inimene tarbib, või tähendab viiendik. See on viiendik energiast.
protsentuaalselt väga suur kogus, aga siiski, eks ju, inimene on sihuke 100-vattine olend, see tähendab 20-vattine on aju. Ja vot, kus teeb asju 20 vatiga, see on ikka väga võimas asi. Ja keha kaas on mingit tööd vaja teha tegelikult selles mõttes, et orjandus tuleb, orjandus tähendas kehalist tööd, aga kehaline töö tuleks tegelikult taasavastada. See on kõige ökonoomsem ja kõige rohelisem. Inimõigused, hügieen, aga muidu läheme tagasi. Jaa, mitte tagasi, vaid teeme kehaliselt, see on tore, näiteks mingisugused väiksed asjad, vaja vundament ära soojustada, ei võta koppa, võtad labida. Kõige vähem tšaule, absoluutselt. Ja see on ka vaimsele tervisele hea, sellepärast, et see on hakkama saamise rõõm on üks kesksemaid asju. Pärast saad postitusse ka veel teha, et nii tore oli ja nii lõbus, aga samas see esimene hetk, see mugavustsoonist välja tulek, et ma nüüd lähen, võtan selle labide kätte, küll pärast võivad käed villis olla, see on nagu see keeruline osa sellest. Ma arvan jah, et siuke uus humanism võib olla inimkeha taasavastamine. Keha avastamine töövahendina, transpordivahendina ja ka mõtlemise vahendina. See naturaalne aju, see on väga okei. Me juba läksimegi nendesse detailsematesse aluseeldustesse, mis siis on kas praegu valesti või vajaks nagu ümbermõtlemist, et me võime sellel reelilusti jätkata, et milline mõtlemine on siis täna õigem või kasulikum, et tulid juba välja separaatsittumine. Separaatsittumine, see on ausse. Ja keha avastamine töövahendina, väga efektiivse töövahendina veel. Ma võin kritiseerida teda veel. Ma tahaks nii, et ära räägi kollapsist, eks ju, ära räägi maailma lõpust, eks ju, räägi suurest muutusest, et see niisugune mina ei räägigi sellest. Selliselt ütlesid, ma igaks üks tahab seda ära parandada, et see on oluline, aga mis võiks nagu mõtlemise teemad olla, eks ju, ma olen mõtlenud niimoodi, et mis võiks olla need juhtmõtted, et mida kasutada enda toimetamis, mulle meeldis see, et avasta oma keha muuseas, seal on ka meditsiiniline pool, et see on kasuline. Meditsiiniline vaimne. Aga need ideed võiks olla niimoodi, et kui midagi teha, siis teha niimoodi, mis oleks võimalikult lihtne. Eks ju, et ei ole vaja suuri, meeletuid keerulisi elektroonilisi süsteeme kui vähegi võimalik, sest need on seotud kõige selle ülejäänud karkassiga. Ja see karkass, kui ta mureneb, siis paratamatult sa oled hädas, sul on see mingisugune kast ja ta on ilus kast ainult, et ega pole midagi peale hakata, eks ju. Siis teine asi on see, et võimalikult paikselt, mulle meeldib eriti biopaiksus sõna, et sa tood selle nagu selle bioregionaalsus. Jah, nagu selle nagu, ütleme, elupaiksus on veel parem. Et sa toimetad niimoodi, et sa arvestad seda ühte oma konkreetset lokaalset kohta, kus sa oled. Sest enamik aega inimene on olnud sotsiaalne, see, mis me praegu räägime superindividualismist, 200 aastat, mitte rohkem, eks ju, enamikus aega oleme sotsiaalsetes gruppides olnud. Ja need sotsiaalsed grupid on tundnud väga hästi seda ühte lokaalset kohta, suutnud sellest toimetada. Et kuidas toimetada nii, et võimalikult lokaalselt saaks hakkama ja sotsiaalselt siis kogukonnaga koos. Kogukondlikkus, just see kogukondlikkuse printsiip, seal on nii palju erinevaid võimalusi. Sest see, et meil on individualism, see on see õnnetu hästi odav energia, mis meil on olnud, mis on võimaldanud meil olla uhkelt üksinda kuskil. Varasematel aegadel nii palju, kui on olnud kultuure, on nad alati olnud sotsiaalsed. Muidugi need sotsiaalsed grupid on omavahel ka mõnusalt madistanud aeg-ajalt, aga selle jätame praegu kõrvale. Nüüd rahulikult madistamist on paar tükki on surma saanud, mõnikord rohkem, aga ei ole olnud niisuguseid suuri katastroofilisi asju. Ja mis siis veel võiks sinna juurde toorda, paiksus, lihtsus, ja mis mulle meeldib, et otsimine, võimaluste otsimine, lahtiste silmadega, eks, mis võimalused on, sest me oleme, vaata, kui räägime, et me võtame teadmisi kogu aeg juurde, eks, me saame järjest targemaks, ei saa. See on nagu mingi laine, et me võtame midagi juurde ja samal ajal midagi kukub kogu aeg tagant ära. Kui mõelda kas või seda, et 100 aastat tagasi, 150 aastat tagasi maamees teadis täpselt, millisest puust, mis ajast midagi sai teha. Rääkisin just puidutehnoloogid, ütles, et 40. aastatel oli viimane raamat, kus on kirjas need asjad, rohkem ei ole eesti keeles. Kuidas Eesti tingimustes, mis puud, mille jaoks kasutada. Et vaat seda, ja me peame hakkama otsima neid asju uuesti üles, eks ju, endale selgeks tegema, sest ühel hetkel need teadmised muutuvad väga oluliseks. Ja kui te ütlete, et me oleme tulevikus väga õnnetud, ei ole üldsegi veendunud selles, sest et äkitselt on meil ootamatult palju vaba aega. Muuseas, haiguta siis, ma tean, et me enam ei tohi. Et Marshall Stalini raamat Kiviaja majandus,
seal on hästi toredalt välja räägitud ju see, et need Kiviaja inimesed, kes pidid hästi õnnetud olema ja vaevu elust püsima, et kas teate, kui palju nad nädalas aega kulutasid selleks, et oma elamist üleval pidada? Väga vähe. Nagu oli vist 8 tundi, ma võin eksida umbes, eks. Aga ülejäänud aega neil oli võimalus lobiseda, nagu meie lobiseme oleme siin, eks ju, ja suhelda ja tegeleda muuseas kultuuriga oma kontekstis. Ja kusjuures jälle teise autoriga, Wolfgang Robert Wolf, tema poolt on see, et kummalisel kombel need inimesed naersid ja olid õnnelikud ja tegid nalja kogu aeg. Me kipume olema väga mormid viimasel ajal. Meil siin on küll hea, et me oleme suhteliselt lõbusad. Vot seesama ette, me olime täna Tiiduga ühel teisel konverentsil ka järjestikku esinemas, mitte korraga kahjuks, aga et see on üks selline... Tänatud, et mitte korraga. Jaa, selles mõttes küll, jah. Aga nüüd ma võin teha võib-olla lühikokkuvõtte, millest ma seal rääkisin, et mis mind väga huvitab alati. Need psühholoogia teooriad, millest keegi ei räägi, on täna ju uuritud ka seda, mis inimesi õnnelikuks teeb. Väga palju õnneteemad. Et kui seda nagu lühidalt kokku võtta, siis jah, et see lugu, mida me müüakse kogu aeg, on ikkagi ju see, et mille pärast kogu see kasv on, eks see kasv on sellepärast, et ega kui me elustandard läheks alla, siis me läheks õnnetuks. Seda lugu on kõik kuulnud, et aga ei saa, on ja ütleb, anda rahvale rohkem raha kätte, siis nad lähevad õnnelikumaks. Teadusuuringuid alates 93, aga tegelikult Aristoteles ütles sama asja juba natukene varem ja Kant ütles sama asja natuke vähem varem, aga et näitavad veenvalt, et inimesed üldiselt jagunevad selle alusel, et millised on nende kesksed elupüüdlused, mis neid nagu draivib rohkem, et kas nad on natukene rohkem ilusalongis või natukene rohkem kusagil varrivõrke punumas. Nad võivad teha mõlemat, aga nad on ühes kohas elus natukene rohkem või on natukene pikemad tööpäevad ja natuke vähem koos lastega, keda saab siis lunastada sellega, et äkki ma ostan neile midagi suurt, sest ma ei ole ju nendega koos. Või ma olen natuke rohkem koos nendega ja see on natuke vähem. Ühesõnaga, et inimestel on erinevad püüdlused, üks pakett püüdlusi, mis inimesel üldiselt käivad koos, ongi siis lähisuhted, see, et meil on tore, et meil on sõbrad ja pere ja me pühendame neile aega, et me saame iseendaks, eneseareng või õpime midagi või saame kuidagi rohkem endamaks, aktualiseerime ennast ja kolmas on siis, et teeme midagi teiste inimeste heaks, miks mitte ka keskkonna heaks, millest me ei taha midagi tagasi. Et see on nagu see üks püüdluste pakett ja siis on teine püüdluste pakett on inimesed, kes siis vastavad väidetele stiilis, et mul on oluline varjata vananemise märke või et mul on oluline omada võimu või et võim, välimus ja siis raha. Ja raha seal materialism on siis üks tugevamaid ennusteid. Ja see on vaadatud nende inimeste puhul siis korrelatsioone siis sellega, kui milline on nende vaimne tervis, milline on nende õnnelikkuse heaolu tase, milline on nende nii-öelda autentsustunne, milline on nende vitaalsus, kui palju nad narkot teevad tervist kahjustaval moel ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Loomulikult need seosed on alati täiesti ilmsed ja selged ühemõtteliselt, sest on nüüd näidatud näiteks metaanalüüsid sadu tuhandeid inimesi üle kogu maailma kõikidest ühiskonnagruppidest on uuesti täiesti sõltuvatud uurimisgrupid näitavad eudaimooniline õnnelikkus ehk siis või see nii-öelda seismised eesmärgid seostavad alati kõikide heaolu näitajatega. Ja need teised eesmärgid, see raha, võim, välimus seostavad alati kõikide halbade näitajatega. Ehk siis meil on alati, meil on võimalus saada 5 Euroopa kõige õnnetuma riigi hulka. Aga minust me pinguta piisavalt selleks, veel rohkem pingutada natukene. Aga põhimõtteliselt, et meil viiakse kogu aeg seda, et me ei saa, sest inimesed lähevad õnnetuks, me ei saa nagu pidurdada see majanduskasvu. Tegelikult töötame selle nimel, et olla iga päev natuke õnnetamad. Meil on sellele üles võetud kogu see läänelik majandus. Aga see on ka läänelik teadus. Muidugi sama tulemust seda saavad näidata, teised kultuurid saavad sama asja meile näidata, Kant saab meile seda näidata ja nii edasi, et see ei ole midagi uut ja see on isegi natuke robustne, ja mida need uuringud ka nüüd hakkavad näitama, et need samad elupüüdlused seostavad ka jalajäljega, et mida seismisemad püüdlused, seda väiksem jalajälg, seda vähem on sul vaja naabriga võrrelda, kui mul on uuem auto ja nii edasi. Et nii palju siis. Jah, kui budismis oleks näiteks saatan, siis reklaam oleks saatanlik nähtus. Eks budism on üsna selle, Nietzsche ütleb minust väga õigelt, et ta on siuke kõrgelt arenenud kainele inimesele, kes enam jumalatega ei tegele, vaid eks ju, et vaimsele füüsilisele heaolule
ja seal on hästi tähtis, on ihade vähendamine. No eks ju, William James tegi isegi valemi niimoodi, et mul ühel pool on need taotlused ja teisel pool on saamised, eks ju, ja siis seda murdu saab ju kahtepidi optimeerida, eks ju, kas sa saavutad rohkem või siis tahad vähem ja noh, vähem tahtmine on alati kuidagi lihtsam, sest selles mõttes on reklaam ja tarbimise ja ihade õhutamine täiesti sihuke saatanlik budistlikus mõttes. sa tead, kes selle ihade õhutamise välja mõtles? Freudi õepoeg oli minu arust. Olgu ta neetud. Aga see oli, vaata, Ameerika Ühendriigis tekkis olukord, et tehti väga pikaajalise püsivusega ja vastupidavusega tooteid. Ja öeldakse, et tööstus langeb kokku, sest kõigil on kõik olemas. Ja ma tuli mõtte peale, et mis me seda teeme, et me peame hoopis tekitama teist asja, me peame müüma ihasid. Ihade müümine on hea asi, et kangesti ihalen seda tassi, eks ju, nagu ma selle kätte saan, iha läinud ja saab uus iha peale tulla ja niimoodi see kõik. See masinavärk, milles me oleme, enam-vähem töötab kõik niimoodi. Ja see ei tee väga õnnelikuks. Aga teate, see on huvitav, lihtsalt ütlen, et seesama, see on nagu keerukam, et sellesse, et me ihaleme neid asju ei panusta mitte ainult see, mis meie ümber praegu on, vaid tegelikult üsna palju ka see, kus me kujuneme. Et uuringud neid on nii vähem, et aga longitud uuringud ütlevad seda, et mida kontrollivam ja külmem ja võrdlevam on minu kujunemiskeskkond. Et sa väärid armastust ainult siis, kui sa oled selline. Et kui me müüme soojust läbi selle ja kui me ei tunne huvi selle vastu, mida näiteks lapsed mõtlevad, nende isiksuse vastu, siis see isik, et nad elu lõpuni jäävad kompenseerima seda oma väärtusetuse tunnet mõnes mõttes läbi nende väliste atribuutidega. Sul peab turuväärtused on. Jaa, need aitavad mul aru saada teised ka, et mul on midagi väärt, et ma vaikselt nokitsen maailma parandada, et see nagu, jah, aga et ma võtta sain üks, et mis need mõtted on, et mis need nipid on ja üks on see separaatsiktumine, aga et seesama, et näiteks, et elu läheks tegelikult nagu laias plaanis võib-olla väga vähe halvemaks, aga samas väga palju paremaks, kui me näiteks keelustaks tänavareklaami, näiteks fossiil, kas või alustuseks sellest, et me enam ei tohi reklaamida suure nii-öelda ökoloogilisi jalajälgi tooteid. Haagilind tegi seda, kusagil mujal on veel seda tehtud, et see ei ole uus uudis. Jällegi hästi väike samm, aga juba töötaks. No see on see, et jah, ühele osale siis ühiskonnast ikkagi muutuks midagi. Sest et ütleme, kui sa oled reklaamifirma, no ilmselgelt sa ei taha seda, et siis nagu niimoodi tehakse. Loomulikult sureks ära, lihtsalt peaks, et see paneks või nagu see sunniks nagu neid kuidagi mingisuguse muu viisi leiutama võib-olla ja noh, aga noh, kes tahab oma mugavustsoonist nagu niimoodi välja tulla, et ma nüüd peaks mõtlema, et olen nagu vabatahtlikult nõus loobuma millestki. Ja eriti kui see kasu on selles mõttes kuidagi nagu hüpoteetiline, see pole tõestatud, sest et mingil hetkel, kui mingisugune akt toimub, siis võib minna ühele poole, võib ka minna teisele poole, kui see pole nagu piisavalt hästi inimestele maha müüdud. Et me suudaksime siis seda teha. Et tõesti õnneks või kahjuks, kindlasti õnneks Paapa Uusku on jääs, seal pooled inimesed, kui ma käisin, siis nagu elasid sellises mõttes nagu naturaalmajanduses, kasutasid oma banaane ja erinevaid mugulaid ja seal nagu tõesti võib-olla tundus, et neil on nagu palju aega, loomulikult seda aega nad kulutasid rohkem puskari tegemiseks ja et õhtul oleks lõpus, aga selles mõttes aega oli küll ja nagu keegi väga ei hoolinud ega mõelnud mingisugusest asjast, et peab juurde hankima. Loomulikult jah, läbi sotsiaalmeedia nendel, kellel see võimalus oli sinna minna, siis nad ikkagi ihalesid võib-olla natukene rohkemat, aga samas oli ka palju inimesi, kellel seda võimalust ei olnud, siis nad õnneks veel ei ole nagu teadlikud sellisest hukatuslikust elust meil siin. Ihaleti neid kui turgu. Ja võib-olla küll, jah. Siin on, vaata, kui sa räägid nendest kultuuridest, kelle juurde sa pead oled käinud, eks ju, need kultuurid on juba rikutud kultuurid. Ja seda küll, tõesti. On mõju olemas. Ja neid kohti, kus on veel praegu säilinud, nagu ütleme, see puhtal kujul ökoloogilises kontekstis õigelt toimiv kultuur, need on häbematult vähe järgi jäänud ja nende kadu on meeletult kiire. Näiteks kogid. Kogid tulevad, jah. Näiteks kogid, kellest Trinoklis kirjutame. Ma ei saa, selles mõttes jah, ma ei saaks öelda, et need on nüüd õiged kultuurid. Nad on lihtsalt kultuurid, mis toimivad nagu sellisel viisil. Seal see mõju on juures, eks ju, mis on huvitav on, see põliskultuuride teema on hea. Et ma tahaksin looduskaitsest kohe rääkida ja sellest, mida looduskaitse on halba teinud, et on olnud selline looduskaitse osa, mis on ütlenud, et on inimestest puutumatu puhas loodus, eks ju, John Muir, see
Yosemite idee, Jumala koda, eks ju, mis sai nüüd siis nagu Ameerika Ühendriikides nende rahvusparkide loomise idee aluseks ja talle üldse ei meeldinud need indiaanlased, kes looduses elasid. Ja seesama asi on pärast viidud igale poole, isegi praegu WWF ja paljud kasutavad sama asja, eks ju, Kongos näiteks, et see on rahvuspark, seal tuleb need kohalikud välja viia, eks ju. Ja selle tulemusel on deporteeritud, kui ma nüüd õieti numbrit mäletan, 50 miljonit inimest nendelt aladelt, mis on meeletu ja mis on see, et kui sa viid nad äärealadele, sa rikud ära nende selle kultuuri konteksti, selle nende maailma nägemise seletuse ja selle tulemusena ühel hetkel muutuvad need inimesed selle samale keskkonnale probleemiks. Selle oli mingi mõiste ka, mingi kindlus või fortress või... ma tõlkisin seda just järgmise lehe jaoks. Kogid, see Puhholz rääkis ka neist. Kogide värk on huvitav, eks ju, et räägi kogidest parem. Jah, nad tulevad nüüd kohe 25. Jah, tulevad Eestisse, see on jah üks hästi Ameerikas elab pärismaalaste kultuur, kes usuvad, et nende ülesanne on kaitsta maailma. Meid nad peavad sihukesteks natuke tobukesteks. Noorem vend, kes on loll. Noorem vend, kes on loll, jah, ja siis nad on nagu tõesti hästi taastavad ja väga traditsiooniliselt elanud ja üks koht, mida ma otsisin siit intervjuust, ma kohe nagu laksust ei leidnud, sest neil, minu arust, mis on hästi õige, läks nagu Grete jutuga hästi kokku, on see, kui palju tähelepanu nad pööravad sellele lastele, kuidas laps maailma tuleb ja kuidas rasedate eest hoolitsetakse, kuidas see väike laps tuleb ja see, et tal oleks sihuke turvaline hea ja kuidas ta nii-öelda integreeruks maailma, et see on, jah, ma arvan, et see on hästi oluline iseenesest see pereõnn ja sellele sõnad vaatab. Nende puhul on see, et tavaliselt öeldakse, et kas kultuur saab iseennast muuta. Ja see on üks case või juhtum maailmas, kus nad tõesti jätsid oma linnad maha ja läksid üles ära, siis nad nägid, et nad ei suuda vastu panna sellele invasioonile, mis tuleb valgete teiste kultuuride poolt ja lõid selle väiksed kultuurid. Et tegelikult on ajaloos olnud juhtumeid, mida Jaapanis on täpselt samamoodi juhtum olnud, et kus kultuur sisemise veendumuse põhjal on jõudnud otsustusele, et me peame teistmoodi käituma. Ja seda me oleme ise ka teinud. Lihtsalt mitte selles osas, et kuna kogide omapära on see, et mida nagu nendega kokku puutunud inimesed nagu kirjeldavad, on see, et nemad tegelikult saavad ilma selleta, et neil oleks tänane teaduslik aparatuur ja Läänemaailma positiivistlik teadus ja selle arenguin ja nad on saanud ökoloogilistest printsiipidest samamoodi aru. Nad saavad aru, miks saab õun otsa. Ma arvan, et paremini. Ja kui mitte paremini, aga nad võib-olla kirjeldavad seda mõnes mõttes teise sõnavaraga, aga nad saavad aru ja nad saavad aru, kui ragana imetusväärne see on, et iga üksik aspekt on nii ilus, et suu jääb lahti. See on austuspäev ja nagu sellepärast mulle tunne, et meie tänane täpselt see vetsu näide on juba hea, et me oleme nagu selles arengujärgus, et me oleme täna juba saanud selle aparatuuri, et ühelt poolt mõista ka looduse saladusi ja neid imetleda ja samal ajal luua ka ääretult palju selliseid vahendeid, millega kõik see pekki keerata. Ja nüüd see järgmine samm on see, et saame aru, et mida nagu tasub teha ja mida ei tasu teha, selle sama ütleme teadmise nüüd, kui me saame aru, kuidas me mahume planetaarsetesse piiridesse ja et nüüd me oleme sellel piiril, et meil on nagu see võitlus, et et me saame mõlemast, me saame aru, kuidas lõhkuda juba ja me saame aru, et tõesti läheb katki, ökosüsteemid lähevad katki ja kõik muud süsteemid ka ja et mida me siis, mis teadmist me nüüd kasutame, eks, et me oleme jõudnud neile järele peaaegu kandadele, aga mõlemas asjas, kui selle hävingu mõistmisel kui ka hävitamisel. Ma ei tea, me vist ei ole aru saanud. Ma pean silmas seda, et kui juba keegi on aru saanud, siis tähendab, et arusaamine on võimalik. Sellepärast, et uskuge mind, meil ei ole erilised ajud. Meie oleme täiesti tavalised inimesed. Ja kui meie saame aru, saab iga mats seal. Ausõna. Siin on ikkagi mingisugune lõtk on sees, et kuulen Mihkel on eriline. Ma ei ole eriline selles mõttes, aga ma olen nagu... Loomulikult oleks see eriline. Jah, selles mõttes, see ei käi intellekti kaudu. Ei käi intellekti kaudu, see on ikka väga privilegeeritud. Sa pead saama rahus küpsetada oma mõtted vaimus. Praktilised muutused käivad ikka eluviiside muutmiste läbi ja ei pea asjast aru saama, sa ei pea taipama üldse midagi niivõrd, et see on tegevused. Meie eluviiside muudeti 50 aastat. Ja me ometi võtnud vastu seda. Et aga okei, see on teine teema, võime sinna minna. Võib-olla
tähendab, Mõtlen- vaimne tervis, ma ei tea, teen ma väikse remargi veel selle, sest igasugused ökoängid ja kliimadepressioonid, see on nagu täitsa reaalne asi, et kui me vaatame evolutsioonilise psühhiaatri seisukohalt, eks ju, et Randolph Nesse on üks teerajaja, tema uurib ka, eks ju, et miks on juhtunud üldse niimoodi, et me oleme sellistele hädadele nii vastuvõtlikud või kuidas evolutsioon neid asju välja ei praakinud. Aga üks depressiooni funktsioon on see, et kui sa teed mõttetut asja või tähendab sellist asja, mis ei tule välja, et sa ei prooviks uuesti, vaid sul tekib sihuke passiivsus, norutunne ja sa natuke vajud tagasi ja hakkad millegi muuga tegelema. Energiasääst on seal üks asi. Ja kui sa üritad teha võimatut, näiteks kliimamuutust ära hoida, siis sul on depressioon sinna sisse kirjutatud. Et depressiooni üks asi, mis on elurõõmus, on hakkama saamise rõõm. Selle mõiste me Kalevi Kulliga koos küpsetasime välja. Ja need on sellised praktilised asjad, näiteks eriti kui sa oled vaimne inimene, tõesti tee üks mööblitükk või tee tuba korda või sa päriselt lood korda, saad millegiga hakkama, sul on kohe hea olla. Ja linnalises keskkonnas või elektrit täis keskkonnas, elekter läheb ära, sa ei saa millegiga hakkama, sa oledki ärev depressioonis. Aga lihtsad asjad, tõesti kõpitsed midagi, teed remonti, tuleb välja, praktilised tegevused. Ja Nate Higginsi juures jälle The Great Simplification, guugeldada The Great Simplification, Nate Higgins. Seal tal käis üks mees, kes on loonud 2000 vatti ühiskonna. Ja tema on näha, miks ta nii rõõmus on, sellepärast ta oskab käsitsi teha igasuguseid asju ja nad kasutavad päikesepaneele, aga näiteks alalisvoolu, eks ju, selles mõttes, et ei hakka seda konverteerima seal alati vaheldub vooluks ja midagi. Ja ta tarbibki vähe, et ütleb, et tema eluviisid muutuvad, et sa ei pea iga päev duši all käima ja nii edasi. See on veel üks asi, mis ma tahtsin rääkida, sellest hügieen. Sest sa küsisid üks asi, mis mind ajas närvi, et me tuletaks meelde. Mul ei tulnud kohe siis, kui sa küsisid seda, mis asi mind närvi ajas, aga üks uudisklipp oli jälle üks sõimav artikkel umbes niimoodi, et Maxima töötaja tõstis maha kukkunud kala tagasi letile. Minu ütleks, jumal õigesti tegi, sa ei viska kala minema lihtsalt sellepärast, et see maha kukub. Kodus ka ei tee niimoodi. Aga see on nagu mingi perversseks muutunud hügieen on tõesti niimoodi, et leti pealt kukub mingi viilakas korraks maha on kohe ära visata, uued kummikindad, võtame siit uue vorstiniilu ja näiteks kiirtoidu puhul ka iga kord pannud uued kindad kätte, ma olen nii närvi selle peale, eks ju. Ja see on niisugune haiglane hügieen, täiesti perverssne hügieen, iga kuradi asi vaja pakkida, koera kakakile sisse jälle pakkida. Okei, võttes nüüd korra selle mõttelen ka kokku, siis lihtsalt olen siin ja olen teiega vestelnud ja mõne inimesega publikust, et siis see kõik on nagu nii mõistlik, siuke muusika mu kõrvadel, et me teame juba nii palju ja tegelikult annab küll lahendada seda olukorda ja teha nagu mingeid õigeid samme, mis tõstavad heaolu ja keskkonnale paremad, teevad meid õnnelikumaks. Kõik on nagu nii mõistlik, aga ikkagi sa käid mujal, teistel üritustel, suhtled selliste keskmiste inimestega meie ühiskonnast ja nad ei mõtle üldse nii. Ja pigem on vastus see, et mis mõttes, et senikaua, kui me saame seda energiapidu siin edasi panna, et me paneme seda edasi, et küll see läheb edasi, ära mure, et see ole positiivne, küll see läheb edasi. Ma olen mingi, ei, et ma näen, et see on ikkagi mingisugune suur lõtk nagu selles taipamises, et mis paneks meid siis otsustama, et me ei taha sellist elu, nagu me oleme praegu jätkanud, et tahaks nagu midagi muuta, et tegelikult alguses siin käis ka läbi see, et justkui meil ei ole nagu valikut, et me peame hakkama seda muutust nii-öelda nagu elama. Me ei pea otseselt valima, vaid nagu keskkond kuidagi surub meid või nagu suunab meid sinna. Et võib-olla te tahate ka seda korra kommenteerida. Kas see tõesti on midagi, mida me peame nagu tingimata valima või keskkond või kuidagi ise korrigeerime ennast? Ma arvan, et praegu see kotisuu on veel piisavalt lahti, et me saame rahulikult seda energiat seal ammutada, et me ei ole veel sellesse hetke jõudnud, kus me lihtsalt nagu peame ja see on meil ainuke valik. Et siin... Jah, see oli enne vist. Oli küll, aga räägi sina. Ma räägin, praegu on veel lootus, et saame ilma hakkama, aga see on ainult lootus. Vot jah, see on nagu üks ka mõte, mis nagu sina nagu natuke ärgitasid ja see ikkagi, et mida siis teha ja see sama nagu preventsiooni või ennetamise mõtte laadis. Et ma arvan, et sel hetkel, kui
kui mingid mehed hakkasid rääkima, et paneme orjapidamise kinni, et neile otseselt, neid ei pigistanud see otseselt. Nendel, kes rääkisid inimõiguste eest, neid ei olnud häda. Nad olid idealistid võib-olla, neil ei olnud, nemad ise ei olnud orjad, eks ju, nemad ei saanud ennast näidata. Et täna on ka nagu see, et meil on nagu tunnetada, et täna aitab ainult see, et kõik kukub kokku, on ju. Et noh, mina oleks ikkagi selles ennetuse äris ja noh, kui ma mõtlen võib-olla ära lihtsalt, et oleks selge, et minu arust see tulevane maailm ongi see, kus me elame piisavalt, mitte priiskavalt, on ju, kus meil on see minimaalne, mis võimaldab ellunemist ja ma veel ei ole lahti ammutanud, et kuidas sellest lihtsalt asjade tegemisest jõuda ikkagi nagu täna on ikkagi osad, mis vajavad suht kõrgtehnoloogilist meditsiini, on ju, igapäevaselt ja nad on veel elus, on ju, me ei saa mõelda, et las nagu noh, läheme tagasi nii kaugele, et enam noh, ei olegi hambaravi ja sünnitusabi ja noh, mina oleks surnud ja minu laps oli, kui ei oleks sellist meditsiini, nagu meil täna on, eks ju. Et noh, minu jaoks see on nagu, et kuidas see süsteem ilmselt on võimalik, minul lihtsalt puudub see ettekujutusvõime, et kuidas sellel noh, pärast muutust näiteks need asjad, mis täna on hädavajalikud kõrgtehnoloogiliselt, on ju, peale meditsiini väga palju muid ei teagi, on ju, et toitu saame toota teisiti, on ju, igasugu asju saab teha väga nagu low-tech, eks ju, või noh, nii-öelda pärantehnoloogiliselt, madaltehnoloogiliselt, aga teisalt väga palju haigusi muidugi saaks ka vältida, on ju, kui ma käiks jala nagu Mihkel. Aga et mida ma mõtlesin, et sa ütlesid, et meil on vaja intellektuaalset küpsetamist, ma lihtsalt tahan ära öelda selle, et sa kohtud ju tarkade inimestega, aga lihtsalt minu arust see, mis suures osas maailma haridussüsteemides toimub, ei oma mingit pistmist õppimisega. Et meil ei toimu haridussüsteemides õppimist, rudimentaarselt, ülivähe toimub õppimist. Õppimine on üliaeglane protsess ja kui me õpime komplekssüsteeme, tuleb neid õppida täiesti teistel viisidel, kui me üldse oleme mõtestanud. Selle vastu on ju tööjaotus, piisab, kui on mõned targad, kes nii-öelda oskavad kõrgtehnoloogiat. Siis me enda meditsiinilist. Selles mõttes, et ma arvan, et siin on korralik tööjaotus. No see ei saa nii toimida selles mõttes. Praegugi on tööjaotus tegelikult, ega palju me ise teame sellest meditsiinist. Selleks, et sa saaksid neid tippe, sul on vaja, et kõigil oleks potentsiaal sinna jõuda. Sa ei saa võtta mingit selektsiooni välja tippudele suundumine hariduses ei ilo tippe. Et see päris nii. Mida ma tahan öelda on see, et kui ma nagu mõtleme, et selleks, et mingi muutus juhtuks, oleks ju vaja seda, et ikkagi noh, kui me ei näe ette diktatuuri, on ju, või seda mingisugust väga imelikku vormi muutuseks või ebameeldivat, et siis me näeme ju ette vabatahtlikku nii-öelda loobumist. Mis tähendab, et siis on vaja, et inimesed ise mõtestavad, et see on vajalik, et ma nüüd teen stopp, on ju, jaapanlastel on mottainai, on ju, see mõiste, mis tähendab, et mind ärritab, kui ressursid lähevad raisku, mitte sellepärast ma hoian kokku, vaid sellepärast ma ei taha neid raisata. Mitte see, et ma tahan neid mujale kasutada. Ja nii edasi, et sellised asju on, inimpsüühikale see on omane, aga et kõige all on ikkagi mõtestatus, sellest tekib motivatsioon ja sellest tekib vabatahtlik enesepiiramine. Aga et kuna meil ei ole aeglast, küpsetavat, arutlevat ja komplekssüsteemi õpetavat haridust, meil seda lihtsalt täna ei ole, seda ei ole olemas Eesti koolis, ei ole. Seda on ülivähe, mõnes kohas äkki on, aga peame normiks õppimisviisi, kus põhimõtteliselt ei saa teadmised tekkida ja see on võib-olla okei, kui me õpime asjade kohta, mis ei ole eksistentsiaalselt olulised. Aga kui need on olulised, siis me peaks nagu muutma. Jah, selle meditsiini poole peal ma jäin mõtlema, et ta on ju kogu aeg olnud siiani muutumises ja see, mida me praegu nimetame kõrgtehnoloogiliselt, juhul kui süsteem läheb edasi 5 aasta pärast, mõtleme, see on aegunud ju vana, eks ju. Et siis tekib ka küsimus, et noh, et kui kaugele see minema peab, eks ju, et teise poole peal on see nagu, ma ei taha halvasti öelda kõige selle asja kohta, mida sa oled läbi elanud, aga lihtsalt, et teise poole peal on ka see väga suur osa meditsiinist ju töötab tegelikult tagajärgede lahendamisel, eks ju. Selle asemel, et me rohkem tähelepanu paneksime selle sama asja peale. Siis on ka need, kus ei ole need tagajärjed. Ja nii edasi, aga ma tahtsin selle kommentaari juurde tuua, aga mis ma sinu jutu peale, et kus me praegu oleme, et see, ühelt poolt ma oleksin nagu ütleksin sinuga, et sul on õigus, et ühel hetkel me saame nii targaks ja muutume ja teise poole pealt ma vaatan, kuidas meil siin Eestis asjad kujunevad, et meil on veider olukord on selles, et sa võid rääkida väga paljude inimestega, kes on ka võimu juures ja omavahel rääkides kõik nad saavad aru sellest, et majandus ei saa nii edasi kasvada, et see on võimatu. Aga sellest hetkest alates, kui see ühiskonnas nagu hakkavad protsessid peale, siis tuleb ikka majanduskasv. Ja see on nagu naljaks, et mulle tundub, et me järjest rohkem tegelikult selle kontseptsiooni külge nagu klammerdume, kuigi me teame, et see ei tööta. Sest et see, mis on alternatiiv, on, meil ei olegi kontseptsiooni, eks, kuhu minna, eks, et see tühjus,
see, et sa ei oska nagu raamistada oma loogikat ja sünkroniseerida ühiskonnas mingeid loogikaid, üksteisest aru saada, et see on nii hirmutav, et tänu sellele on nagu parem nagu kinni jääda sellesse, mis on. Kui vaadata siin kas või, ma kujutan ette, et aristokraatlikkusel tähendab, ütleme, Prantsuse revolutsiooni ajaga muutumine võis olla aristokraatidele täpselt samasugune olukord, et nad ühelt poolt said aru, et nii see asi enam edasi ei toimu, aga teiselt poolt kõik see teine oli nii vastuvõetamatu, et sa klammertud ikkagi selle sama asja külge ja proovid seda, mis ei toimi, ega edasi viia. Jälle see Kuuni, eks ju, nagu teadusrevolutsiooni teooria, et sa lood veel sinna mingid konstruktsioonid peale, et veel kuidagigi. Ja sellepärast ma just arvangi, et need väiksed asjakesed, eks ju, see otsimine, eks ju. Ja mulle tundub, et see sama great simplification, see on üks otsimine. Ja ääretult vajaline otsimine, et ta lihtsalt pakub välja ideid, hästi huvitav on kuulata, kõikidega ma ei ole nõus muuseas, mis inimesed seal räägivad, aga äge on, ta pakub nii palju uusi mõtlemisi ja lähenemisi ja järjekordselt müts maha sinu ees, et sa oled selle trinokli võtnud teha. Vaadake kõik trinoklit. Ja, et see on vajalik jälle, see toob teistsugust mõtlemist. Jah, me üritame siin. Sest mõningad asjad tulevad niikuinii lähevad väga halvaks, sest ma isiklikult ma ei suuda ette kujutada, et see tsivilisatsioon suudab keskmist eluiga nii kõrgel hoida, kui ta praegu on. Et seda ei tule välja. Mis see keskmine eluiga praegu on? No praegu ta Eestis tiksub ka siin midagi peaaegu 80 juurde. No meeste ja naiste vahe on päris korralik Eestis veel, aga noh. Meeste suhtes kindlasti ebaõiglane, eks ju? Ei ole. Ei, no meestel on see vahepeal see kes selle üle elavad, need elavad sama kaudu naised. Ei see selleks, aga asi on selles, et meditsiinikulud lihtsalt vanusega hopsti läheb hästi eksponentsiaalselt selleks, et ma suudaksime. Ja neid vanade proportsioon läheb nüüd järjest suuremaks. Ja see demograafilised trendid on see, mida tihti ei panda tähele, et siin see majandus lihtsalt ei pea vastu. Aga see kujutlusvõimega on tõesti kriis, vaadake, see on see hästi kuulus ütlus, eks ju, et lihtsam on ette kujutada maailma lõppu kui kapitalismi lõppu. Teate seda raamatut, Mark Fischeri raamat. Ta seal tsiteerib Žižekit, kes tsiteerib Lyothardi ja ühesõnaga selle väite algupära kaob ära. Ma ei tea, paljud teist on lugenud seda raamatut. See on eesti keeles ka, näete tuleb. Vaat mõni käsi, ma võin küsida, ma olen vana õppis. Mis ta räägib seal kliimamuutustest ja ökoloogilisest kriisist? Jah. Õige vastus. Aga vaadake, kuidas ta kirub seda maailmas. Kui midagi. Midagi, jah. Just täpselt, eks ju. Vaadake, ta kirjeldab seda maailma, ta ütleb, kui kohutav see on, kui halb see on. Samas ta ei tea mitte midagi ökoloogilisest kriisist ega kliimakriisist. See tähendab, et iseenesest ei peaks olema kahju nii väga sellest kultuurist, et see ära laguneb. Et meil on üks asi tähendaks inimene, kes ei tea kliimast ega ökoloogiast midagi ja ei jõua ära öökida seda maailma. Võib siis kokkuvõtlikult öelda, et meie ühiskond on nagu inimesed on oma keskmise taiplikkuse tasemel hetkel praegu seal, et pigem kindel surm, kui võib-olla elan, et vähemalt üks on kindel ja teine on nagu vaid siuke kahtlane. Teatud jah, vapruse puudus on küll. Aga ma tahaks veel teid küsida, et me oleme rääkinud nagu sellistest suurematest aluseeldustest, mis siis on meil nagu veidike vildakalt ja saaks nagu korrigeerida, aga tahaks korra peatuda sellele, et kuidas see teadmine, mis teil on kõigidest nendest asjadest, kuidas on teie isiklikku elu mõjutanud? Kuna me tahame ka võtta mõned küsimused publikust, siis ärme väga pikalt räägi nendest teemadest, aga tahaks natuke kuulda nagu sellist isiklikku, et mis on tõesti teie elus siis selles mõttes nagu nii teistmoodi, kui te ütleksite võib-olla keskmisel inimesel on tänu sellele, et te teate kõiki neid aluseeldusi. Kas see on mõjutanud teie elu? Väga tugevalt, sest inimese elu, isegi kui sa aru ei saa sellest, see on alati mingi tuleviku perspektiivi taustal. See on alati mingi tuleviku perspektiivi taustal. Ja kui mina läksin aastal 2000 keemiat õppima, siis mu meeleolu oli umbes samasugune nagu saladusliku saare Cyrus Smithiga. Kõik teeme ära, kõik ära, teadusega arvutame välja. Tulevik tuli täitsa helge ja siuke tehnoloogiline ja siis ma õppisin keemiat ja loodusteadusi ja mina arenesin, kuna ma tegin 180-kraadise pöörde, optimismi, pessimismi, tehno-utopismi suhtes,
siis lugege Trinošlit sinu Karin Grupiga, temal käis see kiirelt, minul võttis see 15 aastat aega, ma arvan. Aga kusjuures minu arust see ei ole mingi tühine asi, see, et su tuleviku perspektiiv muutub, see millised ootused. No ma arvan, et ma näiteks väga ei pettu selles mõttes, et mul ei olnud see suur draama, et USA-s hakkab mingi majanduslangused ja nii, üsna loomulik. Ja teine asi on see on üks asi, mida ma tahan selle lehega ka nagu kuidagi inimestele laiemas tasandil pähe kulutada, sellepärast, et minna nagu täiesti ohkama ajab niimoodi, kui tulevad tõsimeeli siukesed, et äkki teeks ooperimaja veel suuremaks, aga teeks siia ühe ilge piraka raudtee, paneks sinna ka ühe suur, kõigil on nagu mõttes käib mingi maailm kasvab veel ja rahvas tuleb juurde, jõukus kasvab, see nagu mingi vaikimisi tuleviku horisont on kõigil nagu mingi kasvav, täiesti siuke ebaadekvaatne, eks ju. Kui see kalibreerid selle kuidagi ära, sa ei tee enam mingeid väga suuri lollusi vähemalt, isegi kui sa midagi mõistlikku ei oska teha, sa ei tee väga suuri lollusi. Et see on päris suur pluss juba. Mina sageli vaatan neid ja mõtlen, et issand, kui hea meel mul oleks, kui neil oleks õigus. Ja meie eksiksime. Ja ongi nii, et mitte midagi ei juhtu. Ongi korras, et teeme 2 opera, ikka on hästi. Aga mulle kahjuks vist aga et see on nagu huvitav küsimus, et ma mõtlesin, sa ütlesid ka, et meil ei ole, et ma arvan, et kunagi ei ole inimestel olnud võib-olla nagu hulkadena väga head sellist tuleviku kujutlemise võimet ja tänane see Green Comp või nagu, et sellest on aru saanud, et seda saab ka õppida ja harjutada. Tegelikult me ei ole harjutanud seda, et tulevikude kujutlemist. Et see on asi, mille eest meid on pigem võib-olla karistatud haridussüsteemist, kui sa kujutad midagi alternatiivset või mõtled divergentselt või et meil ei ole hargnevat sellist hargneva mõtlemise harjutusi igapäevastes koolitundides. Et ja sellepärast ongi, me tegutseme ju selles oma ilmas on ju, mis asjad meie oma ilmas on, nende suhtes me tegutseme, et väga paljude inimeste oma ilmas veel seda häda ei ole. Aga vaata, kui ma nagu kuulan neid, mis on nagu minu suur sõnum on see, ma ei räägi siin oma personaalsest elust, sest kedagi ei huvita, kui sageli ma kleite ostan, on ju, aga et see suur sõnum on see, et ma ei tahaks, et me kapseldume, et meil on siin see eliidiring, et hästi, me valgustasime sina nii kaua, et ei ole erilised, come on, on ju. Et on täitsa võimalik, et öeldakse inimesed, ei, sa ei tohi enam orja pidada ja homme ka ei tohi orja pidada ja siis ülema jälle ei tohi orja pidada ja ühel hetkel harjud ära, orja ei tohi enam pidada. Ja tegelikult need riigikogulased, neile puudub, neil ei ole see, võtame lastele, ütleme, lamineerige lastele see, sa suudad keskenduda. Tähelepanu on arendatav, lamineerime, näed, igasugune. Riigikogus ei ole võimalik. Lamineerida. Keskenduda küll ei ole võimalik. Ma lamineerin neile ära, aga tegelikult on täitsa mõeldav nagu see, et me teame, et miks nad jäävad sinna kinni, et majanduskasv, sest esiteks saanud pole harjutanud tulevike kujutlemist, neil ei ole selliseid mänge ja teine asi, et neil ei ole seda pidurdust, et nad ei suuda pidurdada, kui neil esitatakse alternatiivi ei ole. Ja sul on see üks asi, siis neuronid lihtsalt, see sünaps on ju aktiveerub, mis on sisse harjunud, et tahad midagi küsib midagi, kui majanduskasv on ju, ilmselt see on õige vastus, et seda harjub. Aga samasugune asi on ka see, kui sa näiteks muidu käitud halvasti, haarad suitsu või nähvad inetult elukaaslasele, see on harjumus, seda saab muuta. Sa küll paned kogu aeg puusse, aga iga kord, kui sa kas väliselt tuge on ju, et pidurdada vale mõtteviisi on ju, mõttemustrid ja siis sa nagu ka näed vaevalt ergutada, sa said, oota niimoodi enam ei saa, Jaapanis on neil variandid, kuidas teistmoodi elada. Ja tõsi on see, et see võtab ilgelt aega ja meil on, kui sa oled ära valgustunud, sul on tunne, aga see ei võta nii kaua aega ka, et mis neil viga on. Ma tulen just ühest kohast, kus ka nagu osad inimesed näitasid imelist mudelit, kuidas midagi saab teha ja teised vaatavad seda ja nad ei näe. Nad lihtsalt ei näe, sest neil läheb rohkem aega, et saada see ise läbi konstrueerida. Ehk siis tegelikult see küsimus ongi, et kui sul on otsustajad, võtta nemad peaksid selle teadmise läbi konstrueerima oma peas. Kui me neile räägime, siis sa oled väga naiivne, aga seda ei ole proovitud. Ma tahan lihtsalt, ma ei tea, kas see töötab. Ma lihtsalt tahan öelda, et miks me ütleme, et seda ei saa, kui mitte keegi pole kordagi proovinud. Nendega ei ole seda kunagi proovitud, et nad saaksid ise läbi konstrueerida seda teadmist, sest ise ma ei tea, ma võin isiklikult korra lihtsalt jagada, et kui mina siis 2019, nagu seal artiklis oli, siis valgustusin või nagu mul tuli see suur taipamise moment ja kõik need kas lahtihargnemised ühiskonnas või need keskkonnaprobleemide ulatus ja see, et kui paduidioodid me kollektiivselt nagu oleme olnud mõni aeg nendel teemadel,
et kui ma rääkisin neid jutte täna, siin kõik koos on ju kõigil doktorikraadid, asjad, et jumala mõistlik jutt, aga siis mul inimesed päriselt arvasid, et käsi ülale, et Karin, ma arvan, et sa peaksid nagu psühhiaatri vastuvõtule minema, et sul on nagu midagi tõsiselt valesti nüüd, et selles mõttes see ei olnud üldse lihtne, et see nõudis nagu emotsionaalselt ikka nagu suhteliselt tugevat jalga seismist. Aga oli kunagi vaimuhaigus, et ori, kes arvab, et ta võiks nagu mitte olla ori, seda oli jah, see oli tarpetomaania. Ja nagu kaks asja, et see, kuidas toimib võim, seda ei mõista ennem, kui sa seal juures oled. Minu jaoks on olnud täielik nagu selline Ameerika raudtee avastamiste osas, et võim ei käi ratsionaalselt. Seal on lihtsalt oot, mina räägin. Ja seal taga on kuskil huvid, võimu huvid ja kellegi teiste huvide nagu eest rääkimised. See on ääretult kompleksne ja arvata, et nüüd tegu on ainult selles, et miks nad seal nii ei mõtle. See on keerulisem, see on palju keerulisem. Aga mis ma tahtsin öelda sinna juurde, et võt see, sina rääkisid, et see inglise keeles on unlearning, ma ei tea, kuidas seda eesti keelde tõlkida, mis on üks ülimalt oluline väljend, on see, et ühel hetkel sa pead lihtsalt paljud asjad täiesti ümber õppima ja sa rääkisid sellest nagu ängist ja asjast, et võimalik, et mingil kujul selle peab läbi elama, kui see on läbi elatud, see on päris hea rahulik olla. Jah, pärast on palju parem on küll, jah. Et mul just üks tuttav siin samamoodi hiljuti teatas, et ta lõpuks sai välja, kes oli päris sügavas depressioonis nendest asjadest, ja mulle meeldib väga oma ühe kursavenna ütlemine, et ma olen vist vanem teist kõigist, et ma olen üks kuradi õnnelik põlvkond. Ma olen 2 suurt muutust läbi elamas. Esimene oli nõukogu süsteemist välja tulemine, eks ju, mis oli täpselt samasugune nagu mingisugusesse uskumatusse, määramatusse minek, mis tundus, kõik oli ebakindel, kõik oli ebaselge, eks ju. Ja nüüd on teine kord. Et selliseid põlvkondi, eks ju, kes saab 2 korda midagi taolist läbi elada puhtalt vaatajana, et see on hästi põnev. Ja teine asi on ka see, et sellisest seisukohast alates väga põnev on vaadata, kuidas inimesed mõtlevad, eks ju, seesama, eks ju, et kuidas kuskil klammerdub sellega majanduskasvu juurde see idee või et kust tulevad mingisugused mõttetaustad, et miks ta nii mõtleb või miks ta nii väljendab, eks ju, et neetult põnev on, ausalt öelda. Neetult põnev. Jaa, kusjuures jah. Ja ma ise ka nagu see, et võim ei ole ratsionaalne, inimene ei ole üldse ja kusjuures see orja näide, ma ei tea, ma pean siin see paranduse ära tegema. Ma ütlen ühe sõna siia juurde, et mida ma tahtsin öelda, et üks asi, mis ma olen ka kirjutanud, vaata see pühaduse teema, et mis asjad on need asjad, mida sa pead üliväärtuslikuks, eks ju, et need peavad paika minema. Selle kalibreerimine on väga õige, jah. See orjanduse näide, ma olen ise seda arvutused läbi teinud asjad. Orjanduse kaotamine ei olnud moraalne võit, moraalne ülestõus. Asi selles, et miks praegu keegi orjada, traktor on kõvasti soodsam. Energia. Selles mõttes see ei olnud moraalne, see oli täiesti ratsionaalne oli orjadest loobumine. Hakka praegu orjadega põldu pidama, see kuidagi tulus läriprojekt välja. Vaata, mis te kütus maksab, eks ju. Anna talle süüa, jõudu tal eriti ei ole, eks ju, viriseb, võib ära põljuda. Aga orjanduse kaotamise ja traktori tuleku vahel oli teatud ajaline nihe. See Ameerika kodusõda on huvitav näide, sest see tegelikult sõda oli 2 erineva majandussüsteemi vaheline sõda. Põhitööstuslik ja siis see lõuna-orjanduslik. Orjanduslik kadus tagant ära, põhi sai selle poole nagu toetuse enda ja sai võitu. Et seal on palju siukest küünisust, näiteks ega see ka, et robotkassiirid, mis tekivad supermarketistesse, ega see ei ole ka õilsust, eks ju, et nüritöö paneme masina asemele. Lihtsalt see masin on nii palju odavam, lihtsalt praegu on veel need tuimad kliendid osad, eks ju, ei viitsi sellega piiksutada seal, aga lihtsalt masin on rämedalt soodsam inimesest. Inimene on nagu neetult kulukas kuskil. Ma võtaks nüüd hea meelega mõne küsimuse publikust, kui kellelgi on tekkinud. On need sees? Mingid mõtteid? Minul oli küsimus sellest, et pikalt käisin arutelu, et millest on... siin ei ole mikrofoni.
see on siin. Vabandust. Et arutelu käis selle üle, et milles või kellel on vaimse tervise probleemid, et nii-öelda, kui seda arutelu kuulata, siis jäi mulje, et enamusel meie ühiskonna inimestest on vaimse tervise probleemid ja nad saavad aru, et see tuleb sellest ühiskonnakorraldusest. Aga et minul on pigem see tunne, et on väga raske nagu müüa seda osa, kus meie oleme, sest meie oleme aru saanud sellest pikaajalisest probleemist. Et mõnes mõttes meil on see olukord, kus me vaatame nagu sellist, meil on pretraumaatiline stress mõnes mõttes, et me saame aru, et me sõidame et ühiskond läheb kuristiku poole, meil on väga vähe võimalust seda pidurdada. Et kas mitte nagu ikkagi selle arusaama omandamine ei tekita ka seda muret, et me tegelikult meie usk ka inimkonda või teiste inimeste headusesse väheneb, sest me lihtsalt näeme, et see kõik info on kättesaadav ja inimesed ei jõua selleni, väga erinevatel põhjustel, seda saab arutada, millistel põhjustel, aga et kas nagu tegelikult ikka natuke laenates nüüd manosfääri punase ja mis värvi tabletid seal olid, on ju, et kas seda meie värvi tabletti tegelikult nagu julgeks soovitada teistele inimestele. Et mina nagu järjest rohkem nagu kahtlen selles. Et sellega on selline asi, et üldiselt inimesi saab aidata ainult siis, kui nad seda tahavad. Ja seal on piirid ees. Et muidu tulevad piirid ette ja saad karistatud. No mina olen oma tegudega vastanud selles mõttes, et see trinokkel üritab olla see punane pilju. Ma räägime, kuidas asjad tegelikult on. Aga sa oled see üks väikene, tead, kes on mingid asjad teinud, et äkki keegi hakkab nokkima seal, eks ju. Ja väga hea, see ongi, seda ongi vaja. Ja teine asi on see, vaata see, ma loodan, et sa ei looda mingit preemiat sellest saada, et seda teed, eks ju. Vaata, Konfutsius ütleb, et kõige parem eetika on see eetika, kus sa teed midagi, mis sa pead oluliseks, mitte eeldamata, et sa sellest midagi saad. Tore, kui sõbradki loevad. Just, jah. Tore, kui sõbradki loevad. Oma vahel hea, aga selles mõttes loomulikult ta ei lenda kuidagi. Aga Maia-Liisa, vaata, kui kõik mõtleksid niimoodi, siis võib-olla me ei kihutaks kuristikku. Ikka läheks. Selles suhtes, ma ütlen, kuristiku sõna nagu on halb, et ta nagu näitab niukest jälle seda kollapsi poolt, et ma ütleksin, et suurde muutusse me oleme nii, et naa. Ja, aga et see on nagu see küsimus jällegi, see on jah, et üks asi on see, mis sind veel toetab, vaata, et siin on, inimesed on väga erinevad, aga kui nad, sinul tõenäoliselt koos selle murega, meil on ümber ka nii palju häid ja toetavad asju see juures, on ju, plussis see suur mure, on ju. Ja tegelikult mul on tunne, et selle suure, vaata, sina ütlesid ka enne, et inimesed tahavad nagu seda mugavussooni, on ju, et inimesed on mugavad. Ja mul on tunne, et see on jälle selline imelik väide, mida inimeste kohta öeldakse, et inimesed tahavad mugavust, inimesed tahavad mõtestatust. Ja niipea, kui sul mugav hakkab, et enamik inimesi niipea, kui meil mugav hakkab, minu arust hakkavad askeldama, et läheks ebamugavamaks tagasi. Teevad midagi, saavad meile lapsi, hakkavad õppima midagi, hakkavad tegema midagi oma kätega. Trinoklit hakkavad tegema. Kas sul ei olnud anda ka olla siis? Palju keerulisem. Vaata, selle kohe lihtsalt see, et tegelikult kõik need inimesed, meil on üks äng, aga tegelikult on sul ka mõte. See ei olnud... See ei tulnud täpselt välja, et ma olen nõus, et ka nii-öelda nendel inimestel, kes ei ole veel seda meie värvi valgust näinud, neil on probleemid, aga et kas need probleemid ei ole natukene lühiajalisemad ja kas neil ikkagi ei ole see tunne, et süsteem tegelikult töötab, et ma pean veel natuke pingutama ja siis ma saan. Aga meie nagu see arusaam on pigem nagu selline süsteemse mäng, et see oli nagu see vahe nendes asjades, et kellel on nagu suurem usk sellesse, et on mingi lahendus ja see lahendus on lähemal ja see on võimalik ja see päriselt lahendab. Äkki sobib sellest see nagu mõte, mis sa välja tõud, et tegelikult seda ühiskond hoiab üleval, see mingi mütoloogia, eks ju, ja me oleme nüüd need õnnetud inimesed, kes proovivad öelda, et see mütoloogia, mis siiani on olnud, et see enam see ei krapi kokku, et meil on vaja midagi muud, eks ju. Ja paratamatult, nüüd selle osa protsendi suurendamine on oluline, ma kasutan sellel seda väärtusruumi suurendamise mõistet, et samamoodi mõtlevate inimeste hulka on vaja suurendama, mis on ka selles suhtes, et sul on lihtsam nii mõelda, kui sa tead, et su ümber on veel, kes mõtlevad samamoodi, et ma olen toonud seda paralleeli, et kui sa lähed väljamaal konverentsile ja kuulad seal ideid, et sul tulevad tiivad ja kõik tundub nii tore olemas, tuled tagasi oma keskkonda ja tunned, kuidas tiivad kaovad ära ja see asi tõmbab sind enda sisse, eks ju. Aga lihtsalt seda väärtusruumi on vaja võimalikult laiendada, et toetada seda samasugust mõtlemist. Ja need uuringud, mis ütlevad, et see 3% ja 10%, kes on see kriitiline mass, ühtemoodi mõtlevad, siis midagi hakkab muutuma. Ma veidi kahtlen selles väites muuses, sest et siin on võimuteema ja ressursi kontrollimise teema, mis natukene ilmselt seda asja muudab, aga isegi siis, vaata, et kui see minimaalne mass on saavutatud, siis ühel hetkel võivad mingid muutused tekkida.
probleem on see, et me, kui me räägime Eestist, siis ta on nii põimitud kogu ülejäänud maailmaga, et väga raske on siin ühes nurgas midagi palju paremat teha, eks ju, aga samal ajal sinna peaks suunama selle põhilise tähelepanu, eks ju. Ja see on jälle see, mida lihtsam, mida sõltumatum ja need asjad. Nojah, ma olen juba endast kuidagi nii palju ära kalibreerinud, eks ju, et ma mingit suurt lahendust ei näe, et nagu selles mõttes ma ütlesingi, et ma proovin niimoodi, et üldine perspektiivi taju läheks sedavõrd adekvaatsemaks, et ei kakeldaks tulihingeliselt selle üle, kui palju suurendada ooperimaja. No, see on nüüd metafoori otsa, aga umbes see, eks ju. Selles mõttes ma ei näe küll võimalust, et me siin nüüd asja korda teeme, või et sellele kuidagi mingi see lahendus on, aga selles mõttes, et mingid väiksed optimeerimise asjad siin ikka on, selles mõttes tõesti, et ma nagu ütlesin, et head nad Rail Balticut hakkasid tegema vähemalt nendest ökoduktidest, eks ju, et sinna saab uksed ette panna keldrid, kartulikeldrid, eks ju, pole kõige need on ägedad asjad keset maastikku vaadata. Maia-Liisale võib muidugi, see ei ole lohutus üldse, aga et psühholoogias on, kui ma õigesti mäletan, termin depressiivne realism, mis sisuliselt ütleb seda, et depressioonis inimesed näevad maailma adekvaatsemalt kui need, kes on terved. See on üks selle funktsioon, depressiooni funktsioon, loobki kainiks. Aga et midagi sul peab olema, on ju, mingi sellest jah. See võib kinni kiiluda, ütleme esse ka, eks ju, kui sul anduril jääb nupp nagu jääb alla, siis ongi patoloogia. Umbes nagu valuaisting on ülioluline, eks ju, kehal. Need, kelle valuaistingut ei ole, vigastavad ja surevad väga ruttu juba lapsena. Koogivad uudishimustama silmad välja ja nii edasi, eks ju. Aga krooniline valu on lihtsalt see, et valuandur kiilub kinni. See ei ole midagi kasulikku, see on puhas piin, eks ju. Ja depressioon on selline samamoodi asi, et sul saab teatud andur võib kinni kiiluda ja siis on tegu väga paha ja raske olukorraga, siis tuleb kuidagi. Ma isegi tahaks ise vastata ka sellele küsimusele, et mul on selline tunne, et kõigile ma ei soovitaks seda tabletti, aga sõltub inimesest. Et ikka see, et sul on vaja nagu mingisugust tugigruppi või nagu väikestki pinnast, kellega koos neid, ma ei tea, uusi eludilemmasid, isiklikke vaateid ja küsimusi nagu arutada, et see jääks nagu täiesti üksinda, et ma arvan, et kui sa oled ülivõimekas ja ma näen, et ma ei tea, sulle meeldib lugeda või et sa oled nagu hästi usin, et kohe hakkad õppima ja kohanema, et siis saad ka üksi hakkama, aga et kui sa pigem nagu ei ole selline, et siis on hästi oluline, et sul oleks nagu mingi toetus, et kõik ei ütleks sulle, et sa oled hull ka peast, et see on nagu eriti raske. See on iseenesest hästi sügav eksistentsiaalne dilemma, see on ju tegelikult suur inkvisiitori küsimus, eks ju. Ja suur inkvisiitor on ju ka ütleb, et nad ei kannataks tõde ja vabadust välja, las nad olla lohutavas vales. Ja ma arvan, mingites situatsioonides see kahtlemata kehtibki, eks ju. Mingites situatsioonides kehtib. Ma mäletan, et ükskord mulle õpilased tulid, õpetaja Mihkel, teate, mis bioloogia õpetaja rääkis? No, mis ta siis rääkis? Õigeid asju rääkis. Siin võib-olla on see tablettidega, kes tuleb alustada väikestest tükkidest ja võib-olla nagu lemmikloomadega, et paned kõigepealt toidu siis ära ja siis nagu hakkad vaikselt seda kogust nagu suurendama, et siis mingil hetkel võib-olla jõuab see nii-öelda need asjad kokku ja kui on vaja nagu öelda, et võtta seda tablett, siis võib-olla öelda, et tead, kui sa nüüd pooleli jätad, siis pead uuesti seda ravikuuri nagu algusest alustama, et siis ta võib-olla ei taha pooleli ka enam jätta. Samas ma mõtlen, et me oleme õudselt õnnelikud, kui me siin mõtleme, et meil on nii kurb, et kõik, osad juba uppuvad kusagil, osad juba ei saa elada, toitu toota, põuad ja asjad võitlevad elu pärast. Meie siin mõtleme, meil on kurb lugeda neid asju, meil on kurb mõelda tulevikus, et see on õnn, et ja mõnes mõttes ma aeg-ajalt tunnen, et me räägime ka kliimaärevusest, ma iga kord minust kiivatab selline, et see tundub nagu amoraalne. Amoraalne probleem, et kuule, ühed surevad selle kätte juba kusagil Marshalli saared, kõik uppuvad, appi. Meie mõtleme siin, et meil on deprekas. Et see võib-olla ei ole amoraalne, psühholoogina ma peaks sellega nagu tundma, aga see tundub natuke selline, et kuule, kui me selles kohas oleme oma mõttega, siis ikkagi me oleme jällegi, siis ei ole inimõigused ei ole meist sellel pesa teinud. Ei, see on ka see, et kui sul see olukord on, kus see uppumine või kuumenemine on, et sul pole aega enam depressiooni tunda. No just nimelt, aga aga et me tegeleme jätkuvalt iseendaga selles kohas, kuigi võib-olla meile meeldib mõelda, et meil on teistsugune moraal. Aga huvitav on selline asi, et praegu on 2025 aasta, et kui projitseerida 10 aastat tagasi, 2015. Milline mõtlemine oli siis? Kui palju on tegelikult muutunud selle aja jooksul. Ja see on kiirenev muutumine, nii et tegelikult asjad muutuvad kiiresti. Kuna meil hakkab aeg vaikselt otsa lõppema, et siis teeme niimoodi
Tempo. ja tere, mina olen teile, aitäh selle väga lõbusa, raske teemaga, väga lõbus vestlus selle eest. Tuleks süsteemi tasandile, inimese tasandilt, on ju, võtame süsteemiks näiteks Eesti ühiskond ja ma tahan, et te kordaksite üle need nagu positiivsed visioonikad aluseeldused, millest me peaksime hakkama lähtuma. Ja nii kui te mõtlete, ma teen reklaami ja see on ühiskondlik avalikes huvides reklaam, see võiks olla ka budismis lubatud. Et lisaks kasvujärgsuse konverentsile Demokraatiakeskuses, kus ma põhiliselt töötan, me korraldame ka rahvakogu selleks, et just mõtestada läbilõikega eestlastest 30 inimesega augustis ja septembris, mida on heaks eluks vaja. Ja ma sain siit juba paari mõtteid ja küll ma põrgatan teiega veel edasi ka, aga see saab olema täpselt selline protsess ka, et anda nagu tõuget, et nagu indiviidi tasand on ju kollektiivi tasand, mis iganes see on, oma kogukond, oma korteriühistu, oma naabruskond, oma mis selle eestikeelne vast oli? Elupaik on... Bioregionalism on see iseenesest. Jaa. No elupaiksus, kõik need tasandid ja siis ühiskonna ja maailma tasandini välja on ju, et käime kuidagi need läbi 5 päevaga, ma ei tea, kuidas me disainime seda hetkel, aga loodetavasti annab ka sellist, tekitab diskussiooni ja loob sellist kollektiivset nõudlust, et noh, et nüüd on vaja teistmoodi hakata toimetama ka ühiskonnas, aga siis teie poolt palun ja need nagu ühiskonnale uued aluseeldused, et need jääksid nagu rohkem kõlama. Ma ei tea, ma vist siin olen mõningaid asju nagu välja toonud, eks ju, see sama elupaiksus ja lihtsus ja sõltumatus, ja kogukondlikkus ja silmad lahti otsimine, eks ju, mõtlemine. Need on nagu sellised väga olulised teesid. Et teine, mis ilmselt võib olla, et, noh, et tundub, et see, mis tuleb, et see on igal juhul kõik halvem, et ma üldsegi ei arva nii. Üks asi, mis oleks ääretult vajalik, on see, ja mis see muutus tekitab paratamatult, sest praegu ju on see, et me töötame 24/7 nagu napakad ja valmistame eluks kuni surmani ette, eks ju, et eluks enam ei olegi aega. Et kui minna tagasi nendesse teistesse kultuuridesse, et siis seal tegelikult on sul aega elada. Et selle aja võtmise võimalused ilmselt kasvavad hüppeliselt, mis tähendab, et saab olla mõtlik, saab mõelda, saab üksteisele otsa vaadata, saab kogukonnas toimetada ja need on kõik väga positiivsed asjad. Ja seal on ka vaata see õnne ja hea olu. Täpselt, ja vaata see ongi nagu, mida hästi just Liinu Lepa ja keegi veel kirjutas väga hästi Vikerkaares sellest ka, eks, et selleks, et need eudaimoonilised püüdused saaksid mis pesa teha, meil on vaja aega, sest näiteks vaba aja veetmine mingi hobiga öeldab, et ma õpin, mul peab olema aega seda õppida, aga kui mul on vähe aega, siis mul ei ole aega, et õppida ära ükskõik mida on see klaverimäng või mis iganes asi või taimede määramine, et aga kui mul on vähe aega ja rohkem raha, siis aga alati saab seda lühikest dopamiini nagu ostlemisest, eks ju. Et jällegi, et mina pakuks välja, ma oleksin praktiline, üks on see, et haridussüsteemi muutmine selliseks, et õppimine on aeglane, me teeme uue kooli Tallinnas ja siis me ütleme, kuidas käib. Just tulen teised seminarilt, kus me alutasime, et kuidas hindamissüsteemi muuta, võtame hinded ära, sest hinded on üks asi, mis tegelikult vaikimisi suunavad lapsi nagu sellesse, et rahulolu võrdlemisest, nagu see vilts rahulolu sellest, et sa oled selles konkurentsis, et okei, seal me ei räägi nagu sellest, et me teeme seda tasaarengu pärast, aga tegelikult see on ka tasaarenguline lahendus. Regeneratiivne põllumajandus, et ma arvan, et seda saaks teha väga palju rohkem ja seda saaks tegelikult teha nii, et nüüd me teeme linnaruum selliseks, et igal pool, kus on inimeste elamud, ei saa sõita üle 30 km tunnis näiteks, tänavad kitsamaks, jälle tasaarenguline lahendus, väga lihtne. Minu jaoks on see tasaareng. Samamoodi, kui me mõtleme selle peale, et kui meie elu läheb nii palju lihtsamaks ja hargneb lahti, siis võib-olla on tähtsam, et me saame iseenda tervist hoida, et kõik tegevused, mis tervist kahjustavad, võiksid olla kas või suurema maksuga või mida iganes, eks ju. Et ja nii edasi, et tegelikult neid lahendusi on ja tegelikult keegi ei ütleks, et seda ei tohi teha mingil põhjusel. Samamoodi see reklaamiteema on reklaam kui amoraalne asi, eriti mingite asjade suhtes, mille, mis on kahju. Linkole tahtis ära keelata. Õige. Jah, aga kuna osad linnad seda juba teevad, siis see ei ole enam selline asi, et üks hull räägib, on ju. Ei, tasuks jah, tasub mediteerida jah selle tulevikule ja trendidele. Taha vähem üks siuke asi. Ja tegelikult see sama asi, mis sina ütlesid, ikkagi see tööpäeva vähendamine. Et ületunnid kriminaliseerida
on ju, öised vahetused kriminaliseerida, kui see pole haigla, on ju, või kui see on see, noh, kus tehakse vineeri. Lühemad tööpäevad, lühemad töönädalad, on ju, et noh, see, et neljapäevane töönädal, väga tasaarenguline mõtteviis, on ju, ja see on see, mida me ühes oma uurimisprojektis ka praegu üritame maha müüa ka, või noh, loodame maha müüa ettevõtetele, et kuulge, et noh, mitte ESG ja mitte see, et seirake ainult oma prügi, on ju, vaid et no, laske inimesed vabaks, sama raha eest, vähem tööd. Lõpetame võrdlemise ära üksteise vahel ja siis peaks ka, vähemalt vaimne tervis peaks kindlasti olema parem ja ma usun, et jah, nagu ma siin alguses ka ütlesin, et inimene on ilmselt kõige parem inimloom kohanemise mõttes, et ma usun, et me saame kõigega hakkama. Et ei tohiks nagu probleemi olla. Vähemalt ma ise loodan ja olen ka piisavalt vist enesekindel selles osas. Hästi. See oli vist veel mingi küsimus. Jaa, tere! Mina Maria. Kuna me siin kõik oleme suuresti valgustunud tänu Nate Higginsile, siis ma tahaksin katsetada tema seda püsiküsimust teie kõigiga, et kui oleks üks asi, mida võlukepika saaks teha, et kõik saaks paremaks, mingis mõttes see on jällegi see aluseelduste niisugune ümbersõnastamine, aga et valige üks asi, et mis see nagu, ja just olles teadlik sellest, et tänase õhtu teema on õppimine ja haridussüsteem on ju otsapidi. Mis see võiks olla see üks asi, mida muuta? See on mingid eeldused, aga ma neid ei hakka välja tooma. Ma usun, et üks asi, kui oleks võllukepikene, siis ma muudaksin absoluutselt haridussüsteemi niimoodi, et igal pool on sees olemas maaõpetus, ökoloogiline õpetus ja väärtusõpetus. Et tekiks teistsugune taustsüsteem ka nendel, kes hakkavad otsustama, sest praegusel hetkel otsustavad meil inimesed, kes enamikus ei ole ette valmistatud aru saama sellest, kuidas maailm toimub üldse. Ja kui selle liigutuse saaks kiiresti ära teha, siis see annaks mingisugusegi võimaluse, et ühel hetkel otsustused hakkavad teistsugusteks kujunema. Maaõpetus selles mõttes, et nagu biosfääri kaiaõpetus, ükskõik kuidas seda nimetada tahad, aga arusaamine seosest ja sellest, et sa kuulud sinna, et sa ei saa ilma selleta, et see musk võib proovida sinna kuhugi marsile minna ja koloonia teha, mingi üksinda väga hea oleks, kui ta sinna läheks. Aga sisuliselt me oleme siin, ilma selleta me ei saa, aga selle nagu taju arusaamine, et oleme seotud kõikvõimalike erinevate nööride seostega, eks ju, ja selle nagu selle keskkonna väärtustamise sisse toomine haridusse. Et see oleks küll üks asi, mida, nii et kus see võlukepp on? Kusjuures, kui haridusest rääkida, ma olen ükskord seda, ma olen aru saanud, et see idee on natuke pöörane, aga võib-olla, ma olen sellest isegi Postimehes 2 korda kirjutanud. Et mul oli niimoodi, eks ju, sõjaväekohustus, see on ju sisuliselt niimoodi, et võetakse teatud inimestel ja vägisi pannakse nad mingit haridust tegema. Ma mõtlesin, et see on, noh, et see peaks olema totaalne. Praegu lihtsalt diskrimineeritakse hea füsioloogiga noori mehi, eks ju. See peaks olema nagu absoluutselt kõigile, tähendab praegu on avatud aken, eks ju, et meil on mandaat selleks, et me saadame mingid 18-19 aastaseks kuhugi siukesse keskkonda, kuhu nad ei taha väga minna. Aga mõtlesin, et see peaks olema totaalne ja see on nagu siuke lihttehnoloogia aasta. Paljud on öelnud, et aasta sõjaväes on olnud nende elu kõige tervislikum, eks nad peavad sporti tegema. On puud olnud, aga väga tervislikum. Peavad sporti tegema, eks ju, regulaarne unerežiim. Minul oli, mina oma pedagoogilises edismis olen sõhkam esiteks. Internet ära aastaks ajaks. Kõigile poisid, tüdrukud, eks ju. Need, kes on nagu hea füüsisega, need teevad seda klassikalist sõjaväge. Aga need, kes ei tee, need teevad 1 aasta lihttehnoloogiat. Selles mõttes nagu talvelu ja saavad töökogemuse, loovad suhteid seal ja nii edasi. Ma arvan, et see on vaimsel tervisele väga paljud ei tahaks sealt ära tulla enam. Selles mõttes on hästi kasulik oleks selles mõttes, kui inimesed saavad nagu päriselt midagi teha ja õpivad midagi. Muidu on nagu, kui sa tuledki, eks ju, sealt paneelelamust, oled ainult nutitelefoni näppinud, siis ongi elekter läheb ära, sa oledki abitu, eks ju, oledki abitu. Aga see nagu sunniga kõigile, see oli elumalev, ma mõtlesin, malevi meeldib kõigile, et teeme elumaleva. See on muide see, mis ma hariduse ossa toon juurde, et üks asi on see, mis sa siia peale paned, aga see, et sa kätel käel. Just, see on väga oluline.
jah, mina siin, mulle lihtsalt meeldib see, see on nagu absoluutselt nagu see tuleb kohe ära teha. Ma olen selle oma järgmisse noplisse kirja. Aga et siin ma olen hästi nõus ka selle ideega, et võiks siuke õpetus olla ja samas meie koolil on võime muuta enam-vähem kõik tülgastavaks paljudele lastele, mida õpetatakse. Luule on tülgastav, suusatamine, me teeme asjad vastikuks, matemaatikat, armastust ei ole enamikel lastel, või paljudel ei ole. Et ma nagu kardaksin panna olulisi teemasid õppekavasse, kui me jätkame õpetamist sama ja see peab õieti ei ole õpetatud. Just. Ja vaata, seal ongi, et mida mina siis teeksin ja see on absoluutselt realistlik, vaadata meditsiinisüsteem põhineb sellel, kuidas inimese organism töötab. Ei ole nii, et aga mina arvan, et ta töötab nii, mina arvan, et me oleme täis vahukomme. No ei ole. Teame, mis asi on inimese sees, kuidas see koos käib, mis asjad meid kuidas mõjutavad. Et vaata, kui haridussüsteem oleks samasugune, et me teame, kuidas psüühika töötab. Ja õpetame vastavalt sellele. Olekski korras tegelikult. Õpetaksime... Ikka ei tea. See ongi sellest... Keha kohta ka ei tea. Ei, aga me ei tea kõike, aga tänaseks me teame päris palju seda, mis muudaks väga oluliselt, sest neid näiteid on nii palju. Kui sa neid asju tead, siis koolis toimuvad täpselt need asjad, mis teile kahele meeldiksid. Ja neid näiteid on täiesti piisavalt. Ja me ei pea enam... Eks me täna otsime mingit spunki ja teie kaks ei usu, et see on olemas. Meditsiinis on hea asi, näiteks mõned asjad on väga head. Kirurgia on väga hea. Vaktsineerimine kohati on hea, hügieen on hea. Mis asi on organism või kas meil on maks või ei ole. Selles mõttes, mis tablett, see on siuke... Aga täna me vaidleme, et kas inimestel on psüühika, kas see on täiesti unikaalne, ma ei ole, see on seaduspärad. Me teame aju kohta piisavalt palju, et neid tänaseid teadmisi rakendame lisaks sellele, et kogu aeg me võime seda juurde uurida, läheksid asjad väga palju paremaks. Ehk siis see sama asi, et need asjad, mida me õpetame, võiksid muutuda õpilastele läbivalt. Muidu ei ole ju mõtet. Positiivistlik, mehhanitsistlik teadmuste paradigma keha kohta on ikka, see on siuke... Siis oleks jõudnud sinu jaoks. Ega ei tea ikka küll, kuidas see keha töötab. Lihtne oleks öelda, et jah, kaotame siis ressursi iha ära ja siis peaks ka kõik juba iseenesest laabuma. Selge. Sul on selge, väga hea. Selge. Tahaks küsida nüüd ühe lõpuküsimuse, et teeme sellise toreda lõpuringi tänasele vestlusele ja see viimane küsimus on see, et mis laseb teil öösiti magada? Mul ei lastagi. Mul on täiesti alamaganud kogu aeg. Ma arvan, et ei suuda nagu enam, ei lähe nagu närvi. Sest ma arvan, et kuna nii-öelda zooloogina ja nähes, kuidas loomad käituvad, siis nagu väga raske on närvi minna ka mingisuguste uudiste või mingisuguse inimese käitumise peale. Ja mida vähem muretseda, see aitab ka. Aga ma ei tea, kas see kõige kasulikum on praeguses aja hetkes. Aga ma arvan, et see mul laseb küll magada. Ma ei tea. Ma ei oska vastata. Ma olen nii väsinud tavaliselt, et ma kukun ära, et ma ei oska sulle öelda. Päevalik kehaline aktiivsus väga hea. Tahaks ilmselt öelda, et puhas südametunnistusega. Ära igatsus seda. See on õige. Aga tegelikult nagu öeldakse, et optimism ja pessimism mõlemad on väga halvad lahendused ja mõtteviisid, et tegutsemine aitab. Et see, et kui sa nagu sa ütlesid, et kas oma kätega või oma kätega ei oska, siis teed mingil muul viisil. Et see, et okei, ma teen midagi, sest meil tekib siis vähemalt näiline kontroll oma elule. Ja teine asi on see, et kui sa tead, et on teisi sinusuguseid hulle veel ja tegelikult neid on palju rohkem, et iga kord, kui sa hakkad rääkima nendest teemadest, siis ikkagi tulevad välja mõned, et ma ei julenud öelda, aga ma mõtlen samamoodi. Et kui sul on ikka suutsju ja kui sa üritad natukene midagi teha, siis see tagab selle piisava une. Aga uni on kehv, mul on kehv. Uni on kehv, jah. Aga see on okei. See väärt seda. Aga uni on väga oluline vaimse tervise seisukohalt. Füüsiliselt. Ülioluline. Üks oluline. No uni ja siis on teised sambad, mis on natuke vähem sambad, on toitumine ja liikumine. Aga kui uni on pekkis, pole mitte kummastki kasu. Aitäh teile selle põneva vestluse eest ja aitäh ka publikule nende toredate küsimuste eest. Sellega me tänase vestlusõhtu lõpetame. Järgmine vestlusõhtu toimub juba 5. juuni, oli õigesti meeles. Nii et elukatsed siis saate üles otsida Biotoopia või Tasaarengu Eesti Facebooki lehel. Nii et aitäh teile ja järgmise korrani. Oli korra. Aitäh.